Jou, tere! Mina jälle siin ja sellel nädalal on olnud pigem siuke taastav nädal. Nädal on olnud väga siuke emotsionaalselt väga üles-alla. Et näiteks eile siuke tunne, et ei viitsi mitte midagi teha. Aga ma läksin ja tegin ära kõik asjad ja ka maratonist taastumine on sujunud päris hästi, et juba tunnen ennast täitsa mõnusalt. Kuskilt ei ole enam kange ja ma mõtlesin üldse täna, et mida ma teiega jagada tahaksin ja kuna mul on homme 800 meetri ujumine Tartu pikama ujumise raames ja ma mõtlesin, et midagi võiks nagu veel jagada. Ma mõtlesin, et ma jagan teiega ühte retsepti, kuna minu suureks kireks lisaks spordile jäädikekärbes lendas on ka kokkamine, erinevad retseptide katsetamine, aga üldplaanis mulle meeldib ka süüa väga lihtsat, kerget toitu. Mille koostise osas ma tean, et see on mulle kui sportlasele väga kasulik, vajalik ja ma hoian seda liini mööda ikkagi edasi. Aga ma tahan teiega täna jagada ühte retsepti. See retsept on täiesti minu enda välja mõeldud ja kuidas see retsept siis välja kujunes on väga lihtne. Et olin kodus, midagi oli vaja süüa teha ja ma lihtsalt vaatasin, mis kapis olemas on. Ja siis panin kõik need asjad kokku ja tuli väga hea söök. Nii et kui teid huvitab, siis ma võin ka edaspidi väga huvitavaid, häid, maitsvaid, kergeid, kiireid retsepte teiega jagada. Et kuna toitumine on üks väga suur ja tähtis osa meie igapäevasest elust. See on ainuke asi, mis meid toidab, ainuke asi, kus me saame energiat ja kui me alatoitume, sööme valesid asju, siis ka meie keha vastab sellele päris kiirelt ja päris karmilt. Tekivad vigastused, haigused, et kõik on seotud meie elustiiliga suuresti. Aga jah, lähme siis asja juurde, et täna ma näitan teile seda retsepti, kus ma seda teen ja hiljem ma lähen ka siis ujumistrenni. Et täna hommiku jooks on juba tehtud, seda on ujumistrenni, täna on kindlasti siuke võistluseelne kava, kus me teeme võistlusele soojenduse ja ka väheke siukest tempotunnetust. Et seda ma näitan ka teile kindlasti pärast, aga let's go! Toit on väga lihtne, kiire, tervislik ja nagu ma enne mainisin, siis see sündis täpselt niimoodi, et mul oli kõik need asjad kodus olemas ja lihtsalt panin kokku. Siin te näete siis ka, mis koostisosi vaja läheb. Nii, vaja läheb siis sidrun, seller, aetube, riisi, kanahakliha või kanafileed, vahet ei ole, võib-olla kintsuliha, mis teile endal parasjagu meeldib või on. Ja siis siin on ka enda kastme valmimiseks vajavad koostisosad. Kõigepealt panen siis potis vee keema. Seejärel hakkisin sibula ja selleri. Lisan pannile natukene õli. Siis, kui vesi keeb ja pann kuumeneb, siis ma teen selle kastme valmis. Kui ma lisan 2 supilusikatäit mett, sinepit, võib korralikult panna. Põltsama kange ning seejärel surts äädikalt, sirts ja panen ka natukene vähekene siia õliga sekka. Maitsestan soola, pipraga ja siis jätan seda. Oi kõva. Ja panen ka sorts vett ka sisse, et seda võiks niimoodi nagu salatikaste valguda. Vesi läks keema, lisan riisi ning ka kana praadima. Samal ajal kui kana praeb, lisan selleri ja sibula. Ja hakkan seda siis segama. Seejärel lisan tauad. Ning viimasena lisan kastme. Seejärel segan nüüd läbi, seejärel alandan kuumust. Panen kuskil 6 peale, 5 peale
ja jätan siia alla mõnusalt tõmbama. Riis on valmis, kindlasti kurnake riis ka külma veega läbi, sest et siis ta ei kleepu pärast hiljem kokku, et just kui sa ehmatad seda riisi natukene ja ta jääb väga tera kaupa ilusti, et ta ei kleepu kokku. Kui sa teda lihtsalt kuuma vee ära kurnad ja jätad ta kuumana potti, siis ta lihtsalt küpseb edasi ja ta läheb väga pehmeks ja pudruseks ja siis ta on siuke nagu pudrune, aga praegu väga ilus siuke terane. Et külma veel kindlasti läbi. Nii, ja ka meie see vana oapada on mõnusalt valmis saanud. Nii, söök on valmis, mina hakkan sööma. Head isu mulle, head vaatamist sulle ja pärast liigun juba Tartusse tööle ja siis näete ka, mida ma siis päev enne võistlust ujumistrennis teen. Väga ilus. Nii, treener, mis meid täna siis trenni sees ootab? Täna on lühikene mõnus trenn, sest homme on pikama ujumine. Ja nagu ikka me üks päev enne võistlust, ükskõik mis faas meil treeningul on, praegu on ju raske tööfaas, aga üks päev enne võistlust saate asja natuke lebomalt võtta. Selleks, et homme pingutada. Nii, nüüd mul tuleb 25 minut maksi. Pole kiirelt väga ujunud viimasel ajal. Seega saab huvitav olema. Võtan ka järjekorda siia. Ülikõva 8 tempo. 400. Nii, Siim, nüüd tuleb alla 1.30. Lähme homme alla 8 ujuma. Ja. Nii, trenn on tehtud. Jõudsin koju. Hakkan kohe sööma. Alkovapaluga. Ja trennis oli täitsa okei. Et ujusin 25 meetrit vabalt stardist. 10.9 ja pärast tegin siis 2 korda 150 tempotunnetust, kuna mul on eesmärk ujuda alla 9 minuti, 800 meetrit ja isiklik rekord on 8.40, siis see teeb sükene 100 meetri peale 1.07 ja 50 meetri peale siis 33,5. Ja ma ujusin ka need 150-sed esimene 1.40, mis on põhimõtteliselt õige tempo. Ja siis teine kord 30 sekundi pausiga tegin 1.42, et see natuke läks raskeks lõpus. Aga trennis peabki raske olema, on ju? Ja homme siis näeb, kas ma suudan 16 ringi ujuda sellises tempos või mitte. Ja praegu ma siis söön, natukene seedin ja siis lähen magama ära. Ja homme kell 10 juba Aura uksed avatakse ja olete kõik oodatud vaatama. Nii, Aura on avatud. Tartu pikama ujumine varsti algamas. Aga läheme hakkame soojendust tegema. No nii, poisid, mehed, valmis? Rahvale muidugi. Näed, rahvas on kõik üleval, vaatab, ootab. Kohtunik sai ka vahepeal tuleb uhkama. Ja Mastersit ka esindatud, kaasa arvatud mina. Ja, X-il on õhtuks tegevust teada. Nii, istun siin oma puki taga, ootan oma korda. Viimased tüürused ujuvad. Ja varsti saan ise vette hüpata. 16 ringi, 800 meetrit. Okay, whatever. Kevin!
Gotta zoom in. Wait, he's in lane 4, right? That's Kevin. Du gæst, Kevin. Du Marrow for sure. Tänase päeva lõpetame bowlinguga. Tere hommikust, on pühapäeva hommik, 12. oktoober. Magasin täna 9:30, lõpuks ometi. Ja söön siin täna üksinda hommikust. Kohvi ka, pudru. Mul on pudruvaras on ka siin. Tšau, mida tšau teistele? Tšau. Ja võtame eilse päeva kokku siis päsi peale. Ühesõnaga, eilne päev siis. Väga raske oli. Terve nädal oli väga raske. Sükene maratonist taastumine võttis kauem aega, kui ma arvasin. Ja kuskil neljapäeval oli alles süke tunne, et nüüd on okei. Aga kuna ma alustasin juba võib-olla liiga vara, süke mitte intensiivselt, aga juba süke enam-vähem koormustega treenimist, ma arvan, ma tegin sellega karuteene. Ja terve nädal ma kuidagi nagu vindus. Lihased olid väsinud, vaim oli väsinud ja siis 800 meetri ujumine ka. Eesmärk oli ujuda alla 9 minuti, seda ma ei täitnud ära. Siis ma seadsin endale kiirelt teise eesmärgi olla parem kui esimene naine ja see mul õnnestus 3 sekundiga. Ja ma ujusin 9.09. Väga hea ujumise tegigi parim naine Freia Kornelia Vilborn, kes on siis minu õpilane, minu ja Keili õpilane. Ja tema parandas oma isiklikku rekordit 40 sekundiga, kujutate ette. Ja räägime siis ujumisest. Väga palju pole rääkida. Hüppasin vette, ujusin ära ühe ringi ja siis oligi põhimõtteliselt juba tühi. Vette hüppasin, jah. Hüppasin vette. Mis Sissi vees tegi? Kas Issi ujus? Ujus, jah. Ja Issi ujus 16 ringi. Nii raske olid need 15 ringi järgmised peale esimest ringi. Mul oli nagu koheselt, peale esimest ringi olid juba need käed. Olid piimapet täis ja lihtsalt lõpuni välja lihtsalt kannatasin. Vette hüppasin, jah. Vette hüppas ja kannatas. Hea, et see läbi on. Võib-olla oleks olnud tark tegu täiesti terve nädal rahulikult võtta, aga vahet ei ole, täna ma täiesti puhkan seega. Ei ole hullu ja kui ma tunnen, et mul järgmised päevad on ka väga hull, siis ma annan veel kehale rohkem puhkust, sest et aega on, mul ei ole vaja kuskile kiiret, mul ei ole vaja kuskile tõmmelda ja nüüd tuleb väikene sükene võistluspaus ka sisse, nii et saab hakata rahulikult jälle põhja laduma. Mastersites sain esimese koha, et viimasel hetkel loodi ka Masters klass sinna ja näitan ka Mastersite poodiumi pilti siin kohe. Nii, aga pärast võistlust korraldas meie armas ujumise spordiklubi treeneritele ühisürituse, kus me läksime kõik koos bowlingut mängima, kvaliteetaega kolleegidega veetma. Ja need hetkel on alati toredad. Nii väike pudruamps. See poiss on pudru fänn. Mängisime seal bowlingut ja meie klubi juhataja Kaja tegi ka kohe ettepanekut, et tal on 3 auhinda kaasas ja et 3 parimat siis punkti kogujat või skoorijat seda maapähkli võid niimoodi võtasid. Ja siis see kohe tõstis kõigil sükest hasarti, et nüüd tuleb anda ja tekkis süke nagu võistlusimu. Ja lõpptulemusel suutsime meie 2 Kelliga top 3 jääda. Mina sain siis teise skoori, parima skoori ja autasu ja Kelli sai 3. parima skoori autasu, et
ja võitis Sam. Valikus oli seal meil siis kas partner kinkekaart, karikas, kausike, kuhu saab panna näiteks pähkleid või asju sisse, käsitöö või siis tudengeine pähklipakk. Kuna Sam võitis, tema sai esimese valida, valis pähklid, siis meile jäidki need kinkekaart ja pappi, jah, me saime pappi. Et oli väga tore õhtu, see oli väga palav, ma tundsin lõpuks juba, et mul tuleb nagu kuuma rabandus, kui ma seal poes ringi käisin. Et mul hakkas väga paha ja kui ma koju jõudsin, siis ma olin täiesti jokk omadega. Ja ma vaatasin Hawaii Ironmani natukene ja siis ma läksin magama. Ma vaatasin selle ujumise ära, naiste ujumise. Ja hommikul sain ka kurva uudise, et see minu lemmik Lucy Charles Barkley pidi jooksus katkestama. Ja ka teine favoriit, kellega nad koos jooksid, katkestas Taylor Neal. Aga palju õnne, võitis jälle Norra tüdruk, nagu Norra mehedki võitsid. Nii et Norra tegi puhta töö. Oppa, tahad vaadata seda? No teeme täda, võtame kokku selle koos. Nii, aga meie siin selle blogiga lõpetame. Tuli sükene kompaktne, lühike. Leon, vaat sinna ka korraks. Teda. Nägudeni. Auto. Davai, joki.